Kuidas elada veel mõnusamat ja rahuldust pakkuvamat elu? Minu nippid on siin raamatus. Elu uus tase. See tähendab, et ma ka kogu aeg loon oma elu uueks. Ja kogu aeg see, mis on, tekitab suurt rahulolu ja tänutunnet, aga mul on uudishimu ja elujanu, et vaadata veel natuke kaugemale ja edasi. Ja natuke mugavustsoonist välja astuda. Vaatan, mida ma sulle loen. Väikse jupi mu raamatust. Kui sulle adrenaliin ei meeldi, on väikeste sammudega järjekindlalt tegutsemine ainus võimalus, et asjad tehtud saaks. Efektiivsus on minu loomulik toimimisviis. Ise loodud sundolukorras ja see käib nii. Haaran härjal sarvist ja ei emotsioneeri, sest mul lihtsalt pole selleks aega, et põdeda, karta, häbeneda. Ma teen ja avaldan ja saadan ära ja helistan ja otsustan ja kirjutan ja lepin kokku. Sest eriti lapse sünnist saadik, aga ka vanusega on aeg saanud teise tähenduse. Ma ei taha enam aega raisata ootamisele, mõtlemisele, millestki, kui ma võiksin sama hästi neid asju juba teha. Samuti ma ei taha aega kasutada ainult töötamisele, vaid panustan aeglasse elurütmi ja erinevate elutahkude tasakaalu. Ja väga oluline on millestki mõtlemise kõrval asjade tegelik proovimine, asjadele võimaluse andmine, sest ainult samm-sammult edasiastujale ja seda saab ka mõtteis teha, aga siis peab seda veel paremini oskama, saab elu avada oma võimalusi. Jah. Praegu ma teen selle video enne hommikusööki, õigemini enne teist hommikusööki. Ma sõin 2 hommikusööki, täna ma sõin kõigepealt lapsega koos omletti kella natuke enne 8 ajal ja praegu on kell 10:30 ja ma söön oma teist hommikusööki ja olen lõpetanud oma kõige olulisemad töised tegevused, kui seda saab tööks nimetada, sest et mulle meeldib sinuga rääkida, mulle meeldib jagada oma mõtteid, sest jeebus mul on praegu see hoopis teises arvutis, aga ma sain just eile lugeja kirja, kus see naine kirjutab, ma küsisin, kas ma võin seda kirja kasutada ka oma raamatu reklaamimiseks. Ja ta ütles, et ikka võib, kui sellest mingit kasu on. Ma ütlen, et muidugi on, et sa oled mu ideaallugeja, see, kes võtab raamatu ja reaalselt viib need asjad ellu. Ja ma sain aru, kui palju vägeda sellest on saanud, et ta oma, see oli see Sõltumatu naine raamat, et oma rahaasjad on korda saanud, et ta nagu on, tal on tunne, et tema valitseb neid, et ta on hakanud uusi asju õppima, ta on oma elust hoopis isukamalt hakanud osa võtma ja see on nagu ideaalse lugeja, ideaalkiri selles mõttes, et ma alati olen öelnud, et see ei ole ainult raha teemaline raamat, et see on oma elus, oma vastutuse enda kätesse võtmine laiemalt ja sellest ja see sõltumatu naine oled sa sellel hetkel, kui sa otsustad, et sa tahad olla või et sa oled see, mitte siis, kui sul on korterid ja kõik rahad ja kontod ja pensionifondid ja aktsiad. Aga ta olin õppinud sealt kõik kõige olulisema, kõik täpselt. Isegi kui ma natuke üldiselt kirjutasin, sest raamatus ma ei saa öelda, et osta seda aktsiat või nii, et ta oli sealt noppinud selle millegi, mis temas hakkas idanema ja ta oli selle oma käekirjaga siis ümber kirjutanud ja enda ellu viinud ja lisaks saanudki nii palju just seda väge, seda enesekindlust ja eneseusaldust oma elus, mis tõesti ideaaljuhul minu raamatut lugedes juhtub. Ja seda ma loodan ka sellest raamatust täpselt samamoodi. Elu uus tase, tõuse elevusega, ela isuga, maga rahuga. See on sellest, et kuidas kas või väikeste sammudega endale olulisi asju teha ja tunda elust palju magusamat maitset, oma elust palju rohkem osa saada ja tunda, et su elu on tähendusrikas. Ja et selles on nii palju kihte, millest osa saada. Isegi, kui sa liigud ainult väikeste sammudega.
mina olen Merit Raju, kirjutan raamatuid, korraldan üritusi, olen elustiili disainer ja ema. Ja see kõik on mind hästi palju õpetanud ja mind toonud sellesse kohta, kus ma praegu olen, et mul on palju ajalist vabadust, ma olen iseenda ülemus ja iseenda alamus, selles mõttes, et ma kindlasti õpin iga päev, kogu aeg ja pööran tähelepanu sellistele olukordadele, kus mul on võimalik mugavustsoonist välja astuda, selleks, et kasvada ja areneda ja saada kogu aeg uuel tasemel oma elust ja elu magususest osa. Raamat ilmub detsembri alguses ja seda saab praegu tellida Hooandja kaudu või veebipoest hingelepai.ee. Ja siis, kui raamat on ilmunud, miks ta praegu niimoodi paberikujul ongi see, et ta läheb täna trükikotta, siis ma saan selle sulle kohe posti panna. Mõnusat päeva, aitäh sulle ja ma olen kindel, et saan sind inspireerida.